Tere ka minu poolt, mina olen Dagni Hungus, Kliimaministeeriumi ringmajanduse osakonna pakendite valdkonna juht. Ja täna käsitlen teiega sellist 3 teemat siis põhiliselt jäätmereformist tulenevaid pakendiseaduse muudatusi, millest Katrin põgusalt juba täna teile rääkis. Siis räägin kohaliku omavalitsuse ja taaskasutusorganisatsioonide vahelistest kokkulepetest ja siis lõpuks pakendi ja pakendijäätmete määrusest. Slaide on palju, nii et üsna tempokalt liigume. Teen ka selle ettepaneku, et minu ettekande vahel väga küsimusi ei küsi, sest elu on näidanud, et me ei jõua mu ettekandega muidu lõpuni. Et üritan jätta lõppu sellise aja, kus te saate siis detaile täpsustada ja küsimusi esitada ka. Nii, liigu edasi, kus see hiireke läks. Nii, aga jäätmereform selle aasta alguses jõustus ja pakendi valdkonnas selline üks põhilisemaid muudatusi on siis see, et tuleviku vaates kohalikud omavalitsused peavad hakkama korraldama pakendijäätmete kokkukogumist. Ja me räägime siis sellest, et korraldatakse siis jäätmete vedu, mitte selliste pakendijäätmete käitlusteenust. Käitlusteenuse kohustus jääb jätkuvalt taaskasutusorganisatsioonidele, see on nende õigus ja kohustus, seda keegi ära ei võta, aga jäätmete vedu siis korraldab kohalik omavalitsus. Ja kui need jäätmed on siis kokku kogutud, tuleb need üle anda siis kokku lepitud vaheladustuskohta. Ja selle oleme ka siis seadusesse sisse kirjutanud, et kohalik omavalitsus ei tohi kuidagi hakata takistama siis taaskasutusorganisatsioonidel pakendijäätmete siis käitlust, ehk siis need pakendijäätmed tuleb üle anda ja ei saa kuidagi siis selliste pakendite omanikuks kohalik omavalitsus. Oleme eristanud ära 2 erinevas piirkonnas siis liigiti kogumise reeglid. Räägime tiheasustusalast ja väljaspool tiheasustusalast. Ja tiheasustusalal tuleks siis tekkekohal liigiti koguda paber ja kartong pakendijäätmed ja seda koos vana paberiga. Senine praktika näitab seda, et juba praegu kogutakse enamasti sellised jäätmeliigid koos, ehk siis kirjutasime sellega pakendiseadusesse sisse. Ja teine fraktsioon on joogikartong koos plast- ja metallpakenditega. See on siis tekkekohal kogumine tiheasustusalal. Kui nüüd kohalik omavalitsus otsustab oma jäätmehoolduse eeskirjas ja jäätmekavas, et ka näiteks klaaspakendijäätmed tuleb tekkekohal koguda, siis lisandub tekkekohale ka siis klaaspakendi jäätmete konteiner. Tiheasustusalal tuleb täpselt samasugused fraktsioonid koguda. Ehk siis, kui meil praegu teatud juhtudel lubatakse näiteks klaaspakend koguda segapakendi konteinerisse, siis mitte mingil juhul seda enam teha ei tohi. Igal juhul, kas me räägime tiheasustusalast või me räägime väljaspool tiheasustust, tuleb klaaspakendijäätmed eraldi koguda, aga vahe on siis selles, et kas seda tuleb teha tekkekohal või läbi avaliku süsteemi. Siis täiendavalt lisasime sisse sellise nüanssi, et kohalik omavalitsus peab jäätmeveo-hanget tehes ette nägema ka juhu või siis hankima sellise teenuse, et kui tema on öelnud, et näiteks tekkekohal ta klaasi ei kogu, aga meil on ikkagi sellised jäätmevaldajad, kes ütlevad, et mina sooviksin seda mugavusteenust, tahaksingi neid klaaspakendijäätmeid ka kodu juurest üle anda, siis on ette nähtud selline vabatahtlik teenuse hankimine ja sellel on nüüd eraldi hind. Nüüd me varsti jõuame hinna juurde ka, aga see hind siis kujuneb väljaspool seda kohaliku omavalitsuse poolt ette nähtud pakendijäätmete liigiti kogumise korraldust. Kokku kogutud jäätmed, nagu ma juba ennem ütlesin, antakse üle taaskasutusorganisatsioonile ja seda proportsionaalselt nende turuosadega. Turuosad kujunevad siis vastavalt sellele, kui palju nende kliendid, liikmed on eelneval aastal siis turule pakendeid lasknud. Koostöö alustamisest nii palju siis, et me jõuame kohe detailsemalt ka juhendite juurde, aga siis kui kohalik omavalitsus näeb ette, et tal hakkab siis kehtiv hankeperiood läbi saama, siis on tehtud ettepanek selle juhendi tagasisides, et umbes aasta aega enne võiks kohalik omavalitsus siis taaskasutusorganisatsioonidele teada anda, et meil hakkab nüüd leping lõppema, võiks hakata siis varsti koostööleppeni jõudma. Teine variant on siis 6 kuud enne siis koostöölepingu sõlmimise vajadust.
ja seal koostööleppes või selles teates oleks siis soovitatav kohalikel omavalitsustel ka välja tuua see, et milline on siis selle kokkuleppe sõlmimise oodatav tähtaeg, ehk siis millal kisub asi jamaks, et üks hange hakkab lõppema, teist oleks vaja alustada, ja info ka selles osas, et kui nüüd taaskasutusorganisatsioonid omavahel ei jõua kokkuleppele vaheladustuskoha osas, et siis võtab selle asja ajamise üle endale KOV. Ja kokkuleppes tuleks siis põhiteemadena käsitleda seda, et milline on üldse siis see pakendijäätmete kokkukogumise süsteemi ülesehitus, kas lepitakse kokku üks ühine jäätmekäitluskoht või 2 ühist jäätmekäitluskohta või rohkem, millised on taaskasutusorganisatsioonide turuosad, need turuosad avaldab siis Keskkonnaagentuur, aga teatud juhtudel võib olla vajalik täpsustada seal detaile, kas siis pakendimaterjalide lõikes, teha tagantjärgi mingeid tagasiarvastusi, et ka see osa peaks seal kokkuleppes siis olema, ütleme siis soovituslikult välja toodud, et hiljem vältida vaidlusi. Kulude jaotus, tasumise kord, erinevate osapoolte vastutused, andmevahetus, arvestuse pidamine ja ka selline olukord, et kui tekivadki mingid tõrked, ma ei tea, jäätmekäitluskoht, kus on kokku lepitud üleandmine, mingid tehnilised rihked on, see on kinni ja nii edasi, et need olukorrad peaks ka olema ära kaardistatud siis. Ja kui näiteks kohalikud omavalitsused teevad omavahel koostööd, on loodud koostööorganisatsioonid, siis on lubatud ka ühine kokkuleppe teha, et ei pea iga kohalik omavalitsus tegema eraldi kokkuleppeid taaskasutusorganisatsioonidega. Ja enne kui siis kokkuleppesse minnakse, tuleks aru saada, et kes või kumb osapool siis seda tegema hakkab. Esmalt on siis soovituslik, et taaskasutusorganisatsioonid tulevad kokku ja leiavad ühise jäätmekäitluskoha. Kõige eelistatum variant on, et see leitakse läbipaistval viisil, kulud on proportsionaalselt jagatud ja TKO-d siis kuulutavad välja hanke, et vastav koht leida. Praegu me näeme, et väga hästi taaskasutusorganisatsioonide vahel see koostöö toimib, väga kiidan nende koostöövalmidust nii omavahel kui ka KOV-idega, et näeme, et siin selline koostöö on väga hea. Aga kui tekib olukord, et näiteks ühe kohaliku omavalitsusega leppeelselt ei ole võimalik ikkagi seda koostööd leida võimalik, siis on võimalik kohalikul omavalitsusel määrata see koht. Ja see määrata tähendab seda nüüd, et kui kohalikul omavalitsusel on enda jäätmekäitluskoht ja ta on ise seal tegutseja, see tähendab, tal ei ole seal keegi väline koostööpartner, kelle ta on eraldi hankinud sinna toimetama, siis võib ta selle koha määrata. Kui aga tal on näiteks oma koht, oma territoorium, aga keegi tegutseb seal, siis ta peab ikkagi hankima selle jäätmekäitluskoha ka väljapoolt. Ehk siis, et kulud oleksid läbipaistvad, et konkurents toimiks ja nii edasi. Ja sellised olulisemad nõuded jäätmekäitluskohale tooks ka välja siin, et seal peaks olema siis esiteks võimalus jäätmeid vastu võtta üldse, need jäätmed peaksid olema ilmastiku eest kaitstud, peaks olema võimalik eri materjaliliike siis eraldi hoida, mitte et nad seal eri fraktsioonidega kuidagi segunevad, kaalumine peaks olema võimalik, andmearvestus, arvepidamine, ehk siis sellised baasvajadused, et saada aru, mis jäätmed sisse tulevad ja kui palju välja läheb ja et nad ka ei rikneks seal nõnda öelda. Ja selleks võib olla jäätmejaam, jäätmekäitluskoht, mis kuulub näiteks jäätmekäitlejale, ühe taaskasutusorganisatsiooni jäätmekäitluskoht või siis eraldi rajatud jäätmekäitluskoht. Lõpuks taandub kõik kuludele ja läbipaistvusele. Siis pakendijäätmete kvaliteet ja võõrised pakendiseadusesse sai siis kirja, et need pakendijäätmete fraktsioonid, mis siis kohaliku omavalitsuse poolt antakse üle taaskasutusorganisatsioonidele, need võivad siis sisaldada kuni 5% võõriseid. Ja algselt oli planeeritud see sellisena, et oleks pidanud olema 15% võõriseid. Aga erinevad osapooled tulid kokku ja ikkagi selgus, et see 15% on ikkagi äärmiselt võõristega saastunud materjal, et me ei räägi seal enam ikkagi pakendijäätmetest või pakendijäätmete loomulikust võõrise sisaldusest
ja siis tulime 5%-le. Taga taustaks, et tekkekohal kogutud pakendijäätmed, mis on liigiti praegu kogutud, sisalduvad umbes 9% võõriseid. Ehk siis me ei ole väga kaugel sellest eesmärgist, kui me juurutame sortimisjuhiseid elanikele, kui me liigume üle uuele süsteemile, siis see 5% ei ole enam midagi utoopilist. Kui nüüd taaskasutusorganisatsioon hindab, et need võõrised on üle 5%, siis see kõik ülejäänud osa peaks jääma siis kohaliku omavalitsuse kulude kanda. Selleks, et neid kuludesse saaks kanda, peavad olema need võõrised väga hästi tuvastatud, ehk siis, kui tuleb sisse jäätmeväravast koorem, tuleks kohe probleemne koorem ka tuvastada. See kinni pidada, öelda, et nüüd me tõstame kõrvale selle ja siis hakkab see kokkulepitud protsess, mis on juba kirja pandud sinna juhisesse. Ja ehk siis oluline on see, et see võõriste hindamine toimuks kohe, mitte niimoodi, et see on kuskile vastu võetud, segunenud muude materjalidega, see liigub näiteks juba taaskasutusorganisatsioonide poole, et siis enam pretensioone esitada ei saa, siis on need jäätmed vastu võetud. Turuosade puhul oleme siis praegu pannud pakendiregistri kodulehele väljavõtte, nagu ma ütlesin, et Keskkonnaagentuuri andmete pealt need turuosad selguvad. Me hakkame neid uuendama, et praegu tuleb seda teha nõnda käsitööna, teha väljavõtte pakendiregistrist, tulevikus, kui hakkab Bistrik toimima, siis peaks need turuosad juba ka kiiremini nõnda selguma ja väljavõtted peaksid juba siis sealt tulema. Ja miks need turuosad olulised ongi see, et need taaskasutusorganisatsioonid saaksid siis õige koguse pakendijäätmeid, mida neile üle antakse ja samamoodi vaheladustuskohaga ja veokuludega seotud siis nõnda osad makstaksegi nende proportsioonide järgi kinni. Aga liigumegi siis kulude kandmise juurde. Kui me vaatame, mis kulud lähevad siis jäätmevaldajale, siis me räägime sellest, et tuleb siis tasuda neil jäätmete üleandmise kulu. See on siis veokulust 50 eurosenti ühe tühjenduskorra kohta. Ja algselt oligi see nii, et kui me räägime ühest mahutist, siis selle ühe mahuti tühjenduskorra hind oli 50 senti. Eelnõu läbirääkimiste käigul tehti ettepanek, et kui me räägime nüüd kollasest kotist või sellisest süsteemist, kus mis iganes värvi kotti siis kogutakse pakendijäätmed tekkekohas, et seal võiks siis üleandmiskorra kohta olla. Ja see siis Riigikogu menetlusetapis läkski sisse, et selliste kollaste kottide puhul, olgu mul 2 kotti või 3 kotti, siis see üleandmishind on ikka 50 senti. Kui me räägime korteriühistutest näiteks, siis seal maksame iga mahuti tühjenduse eest. Ja kui nüüd see elanik soovib näiteks klaaspakendijäätmete tekkekohal üleandmisteenust ka, mida ei ole ette nähtud, siis samamoodi lisandub talle kulu, aga see kulu ei ole enam 50 senti, vaid see on siis eraldi hangitud hind. Ja kus see 50 senti tuleb, seletan ära ka, et meil on jäätmete raamdirektiiv, seal on laiendatud tootja vastutuse siis sätted, mis ütlevad, et muidu kannavad siis tootja vastutuse kohustused, kannavad siis kogu pakendijäätmetega seotud kulud. Olgu see kogumine, käitlemine, teavitustegevus ja nii edasi, aga siis need kulud, mida meil näiteks liikmesriigis ennem ei olnud, siis nendest kuludest on võimalik 20% kanda üle jäätmevaldajale. Ja kuna meil ei olnud ennem tekkekohal kogumist, ehk siis see veo osa on uus, siis sellest veokulust on meil võimalik siis 20% suunata jäätmevaldajale, ehk siis see 50 senti. Ja me olemegi leidnud, et see 20% sinna 50 eurosendi juurde jääb. Aga nüüd teiste osapoolte kulud. Et kohalikule omavalitsusele, et kui varasemalt oli näiteks avalik kogumisvõrgustik, oli täiesti või täieliku investeeringuga siis taaskasutusorganisatsioonide kulu, siis nüüd see kulu on kohalikul omavalitsusel, nii tekke kohal kulu, kus ta saab siis selle kulu suunata näiteks jäätmevaldajale, aga ka siis näiteks avaliku pargi soetamise ja ka hooldamisega seotud kulu. Varasemalt oli hästi palju vaidlusi näiteks, et kui sinna avaliku parki oli toodud muid jäätmeid, ehitusjäätmed, vetsupotid ja nii edasi, kes selle kulu kannab, siis nüüd on kindel, et see vastutus on kohalikul omavalitsusel. Ehk siis ta peab kokkukogumist korraldama nii, et sellist risustamist ei toimuks ja kui toimub, siis ta ka ise vastutab selle eest, et neid kulusid ta ei kanna üle siis
taaskasutusorganisatsioonidele. Siis hanke korraldamisega seotud kulud, üle lubatud võõristega saastunud pakendi käitlemise kulud, aga ka teavitamiskulud, ehk siis meil on siseriiklikult kehtestatud sortimisjuhendid, millest siis jäätmevaldajad peaksid lähtuma ja selle teavitustegevuse peaks siis tegema selles osas kohalik omavalitsus ka. Ja taaskasutusorganisatsioonide puhul siis jäätmete veoga seotud kulu, välja arvatud siis 50 € osa, ladustamisega seotud kulud, käitlemisega seotud kulud, praegu on siis pakendiseaduses kehtestatud teavitustegevuse osas, et tuleb 2% käibest suunata siis teavitustegevusse, see jääb alles, lihtsalt nüüd mingis osa koormusest läheb ka kohalikele omavalitsustele, ehk siis jääb rohkem paindlikkust, et võib-olla keda ja kuidas siis teavitada selle 2% ulatuses, näiteks tõsta ka tootjate teadlikkust kohustustest ja nii edasi. Ja kuna avaliku kogumisvõrgustiku veokulu oli meil enne juba olemas, siis avaliku kogumisvõrgustiku veokulu jääb 100% ikkagi taaskasutusorganisatsiooni kanda, et seda me ei saa, sealt me ei saa seda 80-20% proportsiooni arvestada. Ja nagu mainisin, siis on meil valminud ka juhend selle taaskasutusorganisatsioonide ja siis KOV-i kokkulepete osas. Kaasasime eri osapooli sinna, nii jäätmekäitlejaid kui ka siis taaskasutusorganisatsioone, kohalikke omavalitsusi, ka haldusala asutusi, nii agentuuri, ametit ja sellisel kujul ta on meil siis valmis saanud. See on üleval Keskkonnaameti kodulehel ja seda me järjepidevalt uuendame. Ehk siis kui selgub mingeid nüansse, kus on ikkagi sellist halli ala palju, siis me seda uuendame ja paneme vastava värke ka üle juurde, et mis kuupäeva seisuga siis see uuendus tehtud on. Nii, aga pakendi ja pakendijäätmete määrus. Ma mõtlen, et ma korraks võib-olla paar minutit peatun, et korraks eelmise teema osas tagasisidet küsida, et keegi tahab kohe peegeldada midagi. Korraliselt küsin, et see avalik park, kus saab siin tulnud veel kodul, see siis TKOD hankida või omaks? Selle hangib ka, veo hangib kohalik omavalitsus, aga siis see veokulu tuleb kanda 100% teil. Aga me räägime siis siin olmes tekkivast pakendist. Ehk kui me räägime ettevõtete juures tekkivatest pakenditest, siis seal ei muutu kehtivas korras midagi. See oli kõik samaks. Minimaalne nõue on, et te saavutaksite kohaliku omavalitsusega siis kokkuleppe, et vähemalt jäätmejaamas siis selliste väikeettevõtete pakend kokku koguda näiteks. Aga olmes tekkivate pakendi osas siis jah, hangib teenuse siis kohalik omavalitsus ikkagi, aga veokulu siis on 100% teie kanda. Aga kellelgi veel kohe selle teema kohta? See üks küsimus veel, et see 57% oli see, mis te arutasite. Kuidas see arvutus leiti? Miks ei jäänud siis 20% või mis sent? Seal oli loogika selles, et miks me fikseerisime selle ära, et me võtsimegi aluseks siis taaskasutusorganisatsioonide käibed, võtsime jäätmete kogused, palju turule lastud on, vaatasime, mis on praegu turul käitlushinnad, siis eri pakendi materjaliliikidel, näiteks paber- ja kartongpakendi puhul see 50 senti on juba üle pakutud, see võiks olla väiksem hind, aga et lihtsustada süsteemi, et meil ei ole iga konteineri osas erinevaid sente seal, siis me ikkagi leidsime selle keskmise, see oli 50 senti ja miks ta fikseeritud ongi see, et jäätmete raamdirektiiv ütleb, et see on kuni 20 € või kuni 20% ja ja vähemalt 80 peab maksma siis taaskasutusorganisatsioon ja põhjendus selleks, et üldse seda teha saab, ongi see, et on majanduslik stiimul, on vajalik selleks, et süsteemi käivitada, aga hiljem võiks see olla ka nagu jäätmevaldaja vaates 0%, ehk siis seda erandit 20% osas lubataksegi ainult põhimõtteliselt, kui me võtame kasutusele ja juurutame uut süsteemi. Ehk siis see 50 senti ajas võibki väheneda ja teie kulud suurenevad, sest tootja vastutuse põhimõte on, et saastaja maksab. Tootjad peavad kogu aeg järjest rohkem tõhustama, pingutama, et ei ole niimoodi, et me fiksime mingi summa ära, suurendama inflatsiooni võrra, vaid et tarbijal oleks motivatsiooni rohkem pakendit välja võtta ja tootjad peavad oma süsteemi järjest efektiivsemaks panema, et
et see 80% nagu ajas kasvab, soomlastel on täpselt sama põhimõte, et see tootja osa peab ajas hakkama kasvama, mitte vähenema. Aga see kasvabki siis selle inflatsiooni ja selle võrra. Just. Et muidu ei ole ka tootjatel motivatsiooni, me kogu aeg jälle tõstame see 50 senti, siis tõstame järgmine aasta 62 senti, et tootjad peavad nagu rohkem pingutama ja tootja vastu organisatsioonid, et leida neid innovaatilisi uusi lahendusi, et rohkem neid pakendit ringusse võtta. See on nagu point asjal. Nii, aga kellelgi veel? Küsiks selle kohaliku omavalitsuse elanike teavitamise kohta, et kas selle ka ette nähtud mingi reeglid, et kuidas midagi peavad tegema? Et taaskasutusorganisatsioonidel on välja tegema ja maakondadele ja... No kohalikud omavalitsused peavad jälgima oma jäätmehoolduse eeskirja jäätmekava, et mida nad seal kehtestanud on ja andma selle info edasi siis jäätmevaldajale. Et jäätmevaldaja teaks, kuidas tema territooriumil seda teha, sest kohalikes omavalitsustes võib olla ju täiesti eriilmeline süsteem, et osades on see klaas seal tekke kohal, osades ei ole. Et see peabki siis, see reeglistik peab vastama sellele, mida siis kohalik omavalitsus ise on oma dokumentatsiooni kirja pannud. Ma just mõtlen nagu seda, et kuidas need elanike teavitavad, et kui nad teevad oma kodukal uudise ja see jääb sinna... Seda osa ei ole kirja pandud. Et ala, et peab olema üleriigiline kampaania või kuskil, jah, seda ei ole neile kehtestatud. Nii, ja. Ühisõidud maksab kinni, kes? See on siis seal hankes ette nähtud, et kes see maksab, oleneb kohalikust omavalitsusest. Ehk võib ka tulla, et EKO-d maksavad kinni ühisõidud? Ma ei oska seda öelda, et kui te sinna kokkuleppesse sisse panete. Jah. Kui ei anta pakendit üle, konteinerit ei ole veopäeval, siis on võimalik, et seda hakkab ka kinni maksma EKO. Küsin, et kes selle praegu kinni maksab? No, siis on väga loogiline, et kohalik omavalitsus, kui ta uut hanget teeb, siis lähevad sarnase kriteeriumid sellise põhimõtte osas sinna sisse, et selles osas ei ole midagi muutunud. Võimalik, aga eks keelatud ei ole ka KOV-il teha seda, et ütleb, et EKO maksab kinni. Veohanke kohta meil alles tuleb juhendada. Ja. Põhimõtteliselt on ju samamoodi, kui seal on valed jäetud, siis KOV saab näha mingi sanktsiooni, et samamoodi ta ei anna pakendit üle. Sõltub sellest, kuidas KOV hanke teeks. Ja. Nii, aga ma liigun järgmise suure teemaga edasi. See on pakendijäätmete määruse temaatika, lühendina PPVR. Hetkel siis pakendi valdkond tegutseb pakendi ja pakendijäätmete direktiivi baasil siis. Ja direktiiv tähendas seda, et direktiiv kehtestas midagi, kehtestas liikmesriikidele ja meie pidime kõik need sätted siis võtma oma seadusesse kuidagi üle. Siis pakendi ja pakendijäätmete määrus on otsekohalduv ja enamasti kõik, mis siis sinna määrusesse sisse kirjutatud on kõikidele liikmesriikidele otsekohalduv. Ja see tähendabki seda, et nüüd 12. augustil sellel aastal hakkab see siis pakendimäärus kohalduma ja meile jääb 2 töödokumenti, mida siis nii riik, taaskasutusorganisatsioonid, pakendiettevõtjad, jäätmekäitlejad siis lugema peavad, et üks ongi meil siis see pakendiseadus ja teine on siis pakendijäätmete määrus. Üldreegel on see, et me dubleerida midagi ei tohi, ehk siis kõik mõisted, näiteks praegu on meil taaskasutusorganisatsioon mõistena pakendiseaduses, siis nüüd me peame ühtlustama seda ja viitame, et meil on tootjavastutusorganisatsiooni mõiste ja seda siis selle PPVR-i määruse mõistes. Ehk siis 2 dokumenti tuleb kogu aeg niimoodi paralleelselt lugeda. Ja määruse siis eesmärk ongi ühtlustada siis liikmesriikide vahelisi nõudeid ehk võtta ära turutõkked, et iga tootja, kes meil näiteks Eestis või muus liikmesriigis on, et nad ei peaks oma toodangut siis sihtkohariigile vastavaks tegema, et mingid erimärgistused peale, näiteks Prantsusmaa üritab enda märgistust juurutada, Hispaania, Itaalia, nad on praegu Euroopa kohtus selle teemaga, ehk siis tahetakse eemaldada turutõkked ja harmoniseerida siis ühtset turgu. Teine eesmärk on vähendada pakendijäätmete teket, suurendada siis korduskasutust ja ringlussevõttu. Ja sellised olulisemad nõuded ongi seotud siis erinevate turule laskmise piirangutega,
alustame sellest, et on reguleeritud ära, et millised ained üldse siis ühes pakendis olla võivad, juba praegu on teatud näiteks raskmetallidel teatud piirangud seal, aga neid siis täpsustatakse ja eriti karmid nõuded tulevad näiteks toidupakendites, kus reguleeritakse siis PFAS-e juba selle aasta augustist. Siis tulevad märgistusnõuded, teabenõuded nii pakenditele endale kui ka konteineritele. Ehk siis näiteks jäätmereformi näide, et tuleb koguda kokku siis joogikartong koos plast- ja metallpakenditega, siis nüüd kehtestatakse siis äkki selle aasta augustiks üks rakendusakt ja tulevikus siis, kui need märgistusnõuded kehtivad, siis meil peavad selle rakendusakti põhised märgistused konteineritel olema, ehk siis näiteks kolm ikooni seal. Ja kui tarbija vaatab siis pakendilt märgistust, siis ta teab, kuhu jäätmemahutisse see panna. Siis täpsustatakse eri osapoolte nõudeid, näiteks oled sa importija, oled sa valmistaja, siis sa pead aru saama, mis su kohustused on. Millist dokumentatsiooni, kas sa pead ise täitma seda, kas sa pead seda omama, et igal osapoolel on siis oma kohustused ja need on eraldi artiklitega siis välja toodud määruses. Siis üleüldine selline pakendijäätmete tekke vähendamise kohustus on, kaasa arvatud siis plastkandekottide osas, samas selles osas meil midagi ei muutu, et see jääb sarnaseks, nagu oli ka pakendijäätmete direktiivis, ehk siis see 40 kotti inimese kohta jääb kehtima. Laiendatud tootjavastutuse nõuded on siis selgemalt välja toodud, ühtlustatud, ringlussevõtu sihtmäärade edendamine, ringlussevõtu sihtmäärade osas ka siis PPVR rangemaks ei lähe võrreldes direktiiviga, need sihtmäärad, mis meile juba varasemalt kehtestatud olid, need säilivad. Ja üks olulisemaid muudatusi on tootja mõiste muutumine, ehk siis muutuvad need osapooled, kes kannavad siis laiendatud tootjavastutuse kohustusi. Ja mainin siin ka ära, et see on selline huvitav olukord, et see tootja mõiste muutus on juba siis selle aasta augustist. Ehk siis kuni augustini on meil justkui üks tootja, kes peab esitama andmeid pakendiregistrisse, augustist alates on see hoopis teine isik. Ehk siis taaskasutusorganisatsioonid on ka väga huvitavas olukorras, et kuidas siis tagada see, et olemasolevad kliendid oma andmed siis täielikul kujul neile esitavad ja nemad saavad kohustusi täita, aga samal ajal, et tuleks uued tootjad siis nende juurde samuti. Nii, aga pakendimaterjalide kasutus. Nagu ma ütlesin, siis hakatakse reguleerima igasugust turule laskmist erinevate nurkade pealt, et üks oligi see, et siis probleemsed ained oleks miinimumini viidud ja see ei ole ainult pakendimaterjalis, vaid vaadatakse ka seda poolt, et kui see pakend lõpuks jäätmeks muutub, siis kas seal jäätmematerjalis on ka see ainete sisaldus selline, et seda saab siis uuesti ringlusse võtta ja ta on erinevates valdkondades ohutu kasutamiseks. Väga oluline muudatus, mis ma arvan jäätmekäitlejaid ka rõõmustab, on see, et turule lastav pakend peab olema ringlusse võetav. Ehk siis ei saa olla enam sellist varianti, et tootja valib ükskõik mis värvi, mis materjaliga pakendi, vaatab, et see on ilus ja see müüb hästi, aga lõpuks, kui see jõuab jäätmekäitlejateni, siis selle materjaliga ei ole midagi teha. Ehk siis turule lastav pakend peab alates aastast 2030 olema siis ringlusesse võetav. Selles osas tuleb siis komisjoni poolt veel rakendusakt, mis täpsustab siis neid ringlussevõtu kriteeriumeid, hakkab olema esialgu siis ABC klass, esialgu peab siis vähemalt C-klassini, ehk siis pakend peab olema kuni 70% ringlusse võetav. Kuidas seda kõik arvutama hakatakse, mis metoodika seal taga on, et see siis täpsustub. Kui ma ei eksi, siis 28. aastaks peaks need täpsustused siis olemas olema. Siis ringlusse võetud plastisisaldus ka, et kes on kokku puutunud ühekordse plasti direktiiviga, siis teab, et praegu meil näiteks joogipakendites on siis määratud see, et seal peab olema teatud protsent ringlusse võetud plasti, et nüüd on siis laiendatud plastpakendite tüüpe, kus see ringlusse võetud materjali sisaldus peab olema tagatud. Eesmärgid siis aastaks 2030 ja ka 2040. aastaks. Väga plastimaastikul ei taha siin nüüd laskuda, aga me teame, et plastitööstusel on Euroopas keerulised ajad ja liikmesriigina me igal juhul peaksime pingutama, et see puhas plast, hästi kogutud, liigiti kogutuna plast kätte saada, et meie tootjad mingi hetk ei jääks jänni. Et meil on samamoodi pakenditootjaid, kes toormest valmistavad pakendeid, et näiteks kuidas neile vajalik materjal siis tagada.
Seda me saamegi teha ainult liigiti kogudes. Kui me kogume selle puhta plasti, mis on toidupakendis olnud, segaolme sisse, siis see ei vasta enam kvaliteedinõuetele ja seda me ei saa ka seal näiteks toidupakendis kasutada. Ehk siis kõige parem näide sellisest ringlusest on meil pandipakend praegu. Siis pakendite minimeerimine jälle aastaks 2030, et pakend ei või olla kuidagi visuaalselt suuremaks venitatud, paksemate seintega, et kuidagi tarbijat eksitada ja ka samas põhjas on mingi väike pudi. Et reguleeritakse seda ja teine osa on siis pakendite mahu vähendamine ka, et näiteks ka teete e-poes tellimuse, tuleb suur pappkast, tellisite mingid kõrvaklapid sealt ja siis pool kasti on pandud mingisuguste mullikiledega või papitükkidega täis. Et kas see läheb tühja ruumi alla, seda hakatakse siis reguleerima ja selles osas tuleb siis ka arvutusmetoodika, et kuidas seda suhtarvu siis arvutama hakatakse. Erandid on ka müügipakenditele läbi e-kaubanduse, kui ma mõtlen e-kaubanduse peale, et mis see müügipakend on, siis enamasti on seal veopakend ikkagi ümber. Et ma ei ole saanud ühtegi müügipakendit e-kaubanduse kaudu. No toidupakend on Selverist, see on ainus. Seal võib olla, aga nagu tühja on, et seal on alati veopakend ümber enamasti, on ju, et selles suhtes, et sinna siis selle puhul peab vaatama, et kas need tühja mahu nõuded on täidatud ja korduskasutuspakend läheb ka erandi alla siis. Siis märgistusest ma rääkisin, et tõin paar näidet ka siia, et milline see olema hakkab. Arutusel on veel need detailid, kas pakendile jääb lihtsalt ikoon, tuleb sinna tekst, kas see peab olema mitme liikmesriigi tekstina, et need detailid on kõik arutlusel. Aga põhimõte siis selles, et tarbija, kui lõpetab toote tarbimisest ja saab aru, millisesse jäätmemahutisse siis see pakend visata tuleks. Rakendusakt on kavandatud selle aasta augustiks. Pakendid, mis turule lastakse, peaksid kandma sellist märgistust aastal 2028. Õnneks on tehtud PPVR-iga natukene paremini, kui seda tehti ühekordse plastidirektiiviga, ehk siis kui komisjon hilineb nüüd mõne rakendusaktiga, siis kõik need kohustused ka hakkavad ettevõtjatele ka hiljem kehtima. Et subdirektiivis oli see, et määrused muudkui hilinesid, aga kohustuse tähtaeg ettevõtjatele oli nagu fikseeritud. Et siin on selles olukorras natukene paremini toimitud. Ja märgistuseta pakendeid võimalik turul kättesaadavaks teha 3 aasta jooksul pärast nõuete rakendumist. Ehk siis näiteks kui 2028 veebruar need nõuded hakkavad kehtima ja sul on juba toodetud tooted, siis 3 aastat võid sa neid siis veel müüa. Samas peab alati valmis olema, et kui järelevalve tuleb kontrollima, sul peab olema tõendusmaterjal, kuidas sa tõendad, et millal see toode siis on toodetud. Ehk siis dokumentatsioon peab olema korras. Siis korduskasutuse sihtmäärad. Ja ma ütlen, et minu jaoks kõige keerulisem osa tõenäoliselt selle kogu määrusest. Kui me räägime siis veopakenditest ja B2B müügist ja osadest ka müügipakendist, mis käituvad nagu veopakendid. Ja siin on terve hulk nimekiri. Kaubaalused, plastkastid, karbid, plastkastid, mahutid ja nii edasi. Siis nende puhul, kui me räägime näiteks sama ettevõtte erinevates tegevuskohtades, Rimi on näiteks, toon näite, on Baltikumi ülene, tema saadab oma tegevuskohtade vahel või oma sidusettevõtjate vahel veopakendites kaupa, siis need peavad olema 100% korduskasutuspakendides. Kui ei ole tegu sama ettevõtte või sidusettevõttega või sama liikmesriigi ettevõttega, siis kehtib see 40% see esimese real nõue, hiljem 70%. Ehk siis ettevõtjad peavad väga suure hüppe tegema, et korduskasutusele üle minna. Ja ei ole nii sama, et ma ütlen, et see on korduskasutuspakend ja lasen selle turule, vaid see peab ka ringlema korduskasutussüsteemis. Ehk siis saab väga huvitav jälgida olema, et kuidas siis me liidu üleste kaubaliikumiste puhul sellise mastaabi tagame. Erandina tehti siis selles osas delegeeritud otsus, et selle pika nimekirja lõpus on koormarihmad ja pakkekile, millega stabiliseeritakse kaupa. Et see oli ka algselt siis 100% nõude all, aga delegeeritud otsusega võeti nüüd 100% alt välja see. Et tehtigi uuring, tuli välja, et ei töötajate ohutus, tooteohutus, kaubaohutus ja nii edasi, et kõik need nõuded ei ole tagatud, kui
need pakkekiled ja koormarihmad oleks siis 100% korduskasutusnõude all. Siis erandid on ka olemas, et nende kaupade puhul, mida siis kasutatakse ohtlike kaupade veoks, et nende puhul ei pea siis need korduskasutusnõuded olema saavutatud. Suuremahulised masinad, millel tehakse erikujulisi pakendeid, elektroonikad, näiteks külmkapid, pesumasinad, need saavad siis erisuse. Siis toidu ja söödaga kokku puutuvad painduvas vormis pakendid ja kartonkasti kujul pakend siis. Ehk siis kartonkast jääb lubatuks, seda ei keelustata, see ei pea ringlema korduskasutuses. Ja jaemüügist rääkides veel ka, et kui me enne rääkisime ettevõtete vahelisest ja nagu ettevõtetele seatud kohustusest, siis siin vaatame siis lõppturustajat, ehk siis lähen kuhugile poodi, siis see pood peab tagama, et tema riiulitel olevad müügipakendid alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide jaoks, et nendest 10% kuulub korduskasutussüsteemi. Ehk mitte see joogitootja ei taga seda, et ta laseb turule 10% toodetest korduskasutusest, vaid lõppturustaja. Ta peab võtma oma lettidele sellise toodangu, kus siis 10% oleks tagatud. Hilisem sihtmäär on 40%, aga see on sellise toreda sõnaga ära märgitud nagu püüdlus, et me peame püüdlema siis selle poole. Ja siis on erinevad erisused ka, et millele see ei kehti, näiteks kiiresti riknevad tooted, piimatooted, viinamarjasaaduste kategooriad ja nii edasi. Ja leevendus on ka, et need tootjad siis, kes lasevad alla 1 tonni pakendeid ühel kalendriaastal turule, et nendele ei kohalduse ja mikroettevõtjatele samamoodi, et nemad jäävad siis erisuse alla. Ja seda, et kui paljud ühel aastal siis turul lasi see alla 1 tonni, et siis selle puhul siis iga kalendriaasta peaks nad tõendama. Taastäitmise reeglid, et müügikohad siis jälle püüdlus alates 2030. aastast peavad siis eraldama oma müügipinnas kindla ala siis sellistele taastäitejaamadele, et jälle oskan tuua Rimi näitena siin või Biomarketi näiteks, et kes siis lasevad tarbijal tulla osta pesuaineid, samas ka mingisuguseid teraviljasid, jahusid ja nii edasi lasevad siis taastäitega osta, et 10% siis sellest müügipinnast tuleb eraldada. Toidu ja joogi kaasamüügi puhul on siis otse kohalduvad nõuded sellised, et 27. aasta veebruaris peavad siis müügikohad pakkuma alternatiivi, või mitte pakkuma ise, vaid et tarbija saab tulla oma karbiga. See on juba praegu tegelikult Eestis on üsna hästi juurutatud, seda lubatakse, aga mis siis muutub 28. aastast on see, et kui ma lähen näiteks kuhugile restorani, kus tehakse kaasamüüki või ka kohapeal tarbimist, siis ma pean saama valima, et kas ma ostan selle toote ühekordses pakendis või siis korduskasutatavas. Ja see müügikoht peab ise siis pakkuma seda alternatiivi ja see peab ka ringlema korduskasutussüsteemis. Ehk siis selline korduskasutusele üleminek ei ole nagu kohustuslik siin puhul, aga ta peab siis alternatiivina olemas olema ja tarbija saab teha valiku. Ja selle juures on nüanss ka toodud, et ei tohi siis see toode ise olla kõrgema hinnaga kuidagi müüdud. Et näiteks veebiplatvormide kaudu saame ka toitu tellida, et seal on tihti näha ka, et see toit võib olla ka kuidagi kallimalt hinnastatud siis. Et seda teha ei tohi. Nii, ja siis on ka piirangud teatud pakenditele, et kui me räägime sellistest hotellides kasutatavatest minishampoonidest, väikestest suhkrupakkidest ja nii edasi, siis need aastast 2030 peaks olema keelatud, kui nad sisaldavad plasti. Plasti definitsioon või õigemini komposiitmaterjali definitsioon on niisugust peavalu meile tekitanud ja väga erinevaid tõlgendusi on sellele, igastahes öeldakse, et komposiitmaterjal on siis, kui see plasti sisaldus näiteks, et muidu on paberpakend, aga kui plasti on seal näiteks 6%, et siis on komposiit. Monomaterial siis, et näiteks on 57 seda pabermassist pakendit, siis ma võin seda justkui edasi müüa, neid minipakendeid. Ehk siis siin on näha nüüd, et kas siis sektor hakkab tegema seda, et tõmbavad oma plastikoguse seal 3% peale, siis on monopakend ja võib justkui neid minipakendeid edasi müüa. Eks me näe, kas siis
tuleb selline muutus või mitte. Aga sellised ühekordsed plastist rühmapakendid, kuuspakkide kiled, termokahanevad kiled pudelite ümber, et need kõik keelustatakse. Alla 1,5 kilo eelpakendatud puuvilju ka näiteks ei tohi enam olla, et panen ühe õunakile sisse, et see miinimumkogus on 1,5 kilo. Ühekordsed plastpakendeid koha peal serveerimiseks ei tohi kasutada siis, kui need sisaldavad plasti. Ja eriti õhukesed plastkandekotid ka keelustatakse ära, välja arvatud, kui neid on vaja siis hügieeni tagamiseks. Üsna sarnane säte, mis on olemas praegu ja komisjon siis selle artikli 25 ja lisa 5 osas teebki ka suunisdokumendi, kus ta siis kirjeldab ära, et mis see hügieeni tagamiseks vajalik toode siis peaks olema ja selle käsitlemise tagamiseks vajalik toode. Ja puuviljakleepsud näiteks lähevad ka siis kompostitavaks. Siis jäätmetekke vähendamise sätted on, ma siin väga ei peatuks, et selles osas ei ole muutust, jäävad samad nõuded kehtima. Ja pakendijäätmete kogumise osas on ka võib-olla hea seos tuua jäätmereformiga. Et need pakendid, mis on siis turule lastud, et need peab kokku koguma ja ringlusse võtma. Ja liikmesriikidele pannakse ka kohustus, et pakendijäätmed peavad olema liigiti kokku kogutud. Ehk siis me oleme riigis juba sinnapoole teel ja see PPVR jäätmereform täiendavadki igal sammul tegelikult teineteist. Ehk siis see materjal, mille osas tootjad teevad pingutusi, et see materjal on hiljem ka ringlusse võetav, siis me tagame selle, et see saab õigesti liigiti kogutud, et see ei rikne kuskil segaolmejäätmete sees ära ja see jõuaks ka siis ringlusesse. Siis laiendatud tootjavastutuse osas kõige olulisem muutus on see, et kui praegu me esitame lihtsalt andmeid sinna pakendiregistrisse, pakisesse, siis tulevikus tuleb meile registreerimiskohustus. Näiteks meil on praegu probleemtoodete register, seal toimub ka registreerimine, väljastatakse registreeringunumber, et siis pakendi valdkonnas ka tuleb rakendusakt, oleks pidanud juba jõustuma selle aasta veebruaris, registreerimiskohustus alates 28 aasta veebruarist, aga see nüüd lükkub edasi ja hetkel ei ole teada ka, et kuna see rakendusakt siis võiks päriselt valmis saada. Ja tagataustal, ma ei tea, kas juba räägiti sellest, aga meil on planeeritud uus tootjate register, ei rääkinud sellest, et põhimõte on siis selles, et erinevate valdkondade laiendatud tootjavastutuse kohuslased saaksid siis ühte registrisse tulla, kellel on mitu sarnast kohustust, nad ei pea mitme erineva registri vahel opereerima, nad ei pea topelt andmeid esitama, et aastas 2028 on siis meil ette nähtud, et on selline tootjate register, kus siis ühine registreerimine toimub. Ja enne mainisin ka jäätmete raamdirektiivi, siis sealt tulenevad praegu erinevad kulud, siis, mida siis tootja peaks kandma, et nüüd selle PPVR-iga täpsustatakse ka, et need jäätmemahutite märgistamise kulud ja siis kogutud segaolmejäätmete koostise uuringu tegemise kulud siis proportsionaalselt peaksid ka olema siis laiendatud tootjavastutuse kulude all. Tootjate definitsioon muutub, nagu ma rääkisin juba ka, siin ka pikemalt praegu ei peatu. Info on Kliimaministeeriumi veebilehel, tõin välja selle pildi ka, et kuidas te selle üles leiate, Margit äkki jagab pärast ettekannet ka, et saate vaadata pakendite all, seal on ka video, kus ma ka tutvustan PPVR-i, ehk siis saate ka uuesti vaadata. Ja on erinevad kohustused siis ka infokaartidena lahti selgitatud. Ja lisaks sellele PPVR-ile, et me praegu oleme pakendijäätmete seadust muutmas, on meil ka Vabariigi Valitsuse tööprogrammis selline ülesanne, et me peaksime edendama siis korduskasutuse turgu. Ehk siis pakendiseaduses täpsustame ka tekkekohal ja suletud ringides seda, et seal ei või kasutada siis ühekordseid pakendeid koha peal tarbimisel. Me ei räägi kaasamüügist, aga just koha peal tarbimisest, näiteks spaadest, teatritest, kinodest ja nii edasi, aga restoranid. Ja siis on meil vanavõlg ühekordse plastidirektiivi osas, ehk siis ühekordsete plastpakenditega seotud kulude temaatika, et ka siis see tuleb sinna eelnõusse, seal on kontaktiks meil Kelly Seppel ka. Ja ajaraam ongi, et nüüd lähinädalatel võiks eelnõu kooskõlastusringile jõuda, vähemalt juuni lõpuks, et siis hakkame
arutelusid pidama ja järgmise aasta sügiseks võiks meie eelnõu ka vastu võetud olla ja jõustunud. Et selle aasta sügisel, jah. Ikka selle aasta sügisel. Et selle aasta sügiseks, et suurimad muudatused ongi või kõige rohkem muudatusi on seotud sellega, et me tunnistame väga palju sätteid kehtetuks ja siis teatud osas tuleb siis Vabariigi Valitsuse tööprogrammi ülesanne ja siis subdirektiivi kulud ka siis tulevad sinna juurde.